sõbrad, aitäh, et olete taastunud minu kanalile vaatama saadet Päev Eretiga. Täna ma olen siin Patarei vanglas, kus toimub Julius Kitse teise zombifilmi võtte. Ja täna on esimene võttepäev, kus ma saan teha krimmi. Ühes filmis olin näitleja, mängisin surnud, nüüd saan teha krimmi. Elu on mitmekülgne, väga tore. Siin on mul inimesed ja ma tahtsin teile üht inimest tutvustada, kes on selle filmi produtsent Harli. Ja Harli on Imelike filmide festivali peakorraldaja ja tere, kes sa oled, kus sa tuled, mida sa teed siin? Tere, mina olen Harli, mina tulen teisest toast ja mina olen praegu vanglas. Räägi mulle, Imelike filmide festivali alt ilmub ka see Julius teine zombifilm ja esimene on ka ilmunud, see on IMDb's 7,8 punkti kogunud. Mehed, hoidke silmad lahti, vaadake selja taha. Aga kui vaatajad nüüd näevad seda videoklippi ja neil tekib huvi ka filme teha, siis milline peab olema üks imelik film, mida näitaks sinu festival, Imelike filmide festival suurel ekraanil? See on film, seal osalevad inimesed. See on valmis. Aga jah, see on Juliuse teine film, et me teeme siis nüüd natukene süseest nagu erinevaid krimme, et kuna esimeses filmis olid siuksed, nad olid täiesti kaamed ja sellised pooleldi verised zombinäod, siis ma seekord nagu tahan katsetada mingite erinevate värvidega ka. Tõnis teeb siin natuke sooja, ta käib ümber voodi edasi-tagasi, et saada sooja, nagu näete. See tingimus siin on tegelikult väga jõhker, nagu meil ei ole siin soojendusi, meil ei ole radiaatoreid. Meie näitlejad peavad kannatama krõbedat külma. Krimm ta näol ei kuiva ära mitte kunagi, see tekitab põrgupiina. Kuidas on krimmiga olla? Märgvärv ja selle tõttu on siin väga külm. Okei, selge. Aga mida ma sinu jaoks teha saaksin, et sul hakkaks soojem? Hetkel mitte midagi, too radiaator. Tõnis, mul on mõte, tule. Siin on soe ruum on siin. Ehitajate ruum, mine sooja. Aitäh. See on raske töö, see krimmis olek ka ja siin on, pakuks mingi 10-15 kraadi sooja, 15 ikkagi. Mine tea, Harlit vaadates 10 või vähem veel. Minu saabused pole lumi jätkuvalt sulanud, nii et ma... Mis on mu huuled on kõik testiigid juba, ma ei tea. Kas sul kaamera on kaasas ikka või? Ja, ma võtsin oma GoPro kaamera kaasa. Oh, yeah. Mina olen operaator nagu tavaliselt, võib-olla mängin täna ühte maskotsi ohvri, eestlannat mängin täna. Keegi ei tea, mida teha, kas Julius ütleb, mida tegema peab. See kord me teeme üldse rep. Või siis, et me teeme kõik ise vaata. Julius, režissöör tuli. Kus sa olid? Kus sa kadusid? Oli vaja asju tuua natukene. 3 tundi me külmetame siin, näitleja sureb. 3 tundi, no aga no mis asja, kõik on korras ju. Aga järjest, kui 3. natsizombit ei tule, siis ma võin ise see olla, et ma võtsin katkutohtri maski kaasa. Okei. Aga davai, hakkame võtate ka pihta siis. Võte! Normaalne oli, aga emotsioone nagu karjuda niiviisi, siin karjuda, kirjata, ei. Ja võte!
oli parem. Siin ei saa vaadata, aga see oli hästi, sest ta purkus reaalselt nagu siia ja ei olnud kedagi kõrval. Ei, normaalne kaader, ma räägin, see on kõik olemas. No ütleme nii, et oleks võinud paremini alata see võttepäev, aga ei, pole hullu, saab hakkama ses suhtes, saab hakkama. Vähemalt toimub. Vähemalt võttepäev toimub. Ja ise enda filmis mängida on see esmakordne? Ei ole ju. Eelmises Reich of the Deadis ma olin ju ka. Palun! Mis siin on? Leidsime veel ühe. Mis asja? Mille jaoks? Aidake! Mis te olete sellised? 2 rolli vist mängisin. Ja õigus küll. Jah. Kuidas tunne on selles suhtes, et vahetaksid hea meelega ära näitleja ja režissööri osad või teeksid ikka edaspidi ka mõlemad? Ma teeks mõlemad. Ma ei tea, see on kõige parem kaamera, mida on üldse hoidnud olen. Muidugi ma kassetisse peale, aga ütleme nii, see GoPro 8. Ainult seda ka irooniliselt. See on alati väiksemaid köised, siin on nagu käe kinni seotud. Sa oled siin, on ju? Opa, juhu. Siin käed kinni seotud ja siis see zombidoktor siin eksperimenteerib. See on esmaabi komplekt. Miks mitte, seda võib vaja minna. Ja võtame mingi lähikaart sellest kaartast. Okei, oleme valmis. Ja võtta. Kõik oli näha. Lähikaardid ka ja... Lähikaardid on küll. Nüüd on palju soojem, see hoiab väga hästi sooja. Sellega võib täitsa minna Venemaad valutama. Me oleme selles ruumis siin, selles ruumis. Juhendame natukene, et mis me teeme siis? Kohe ma juhendan. Lähme korra siia poole. Operaator ja näitleja Jaaniga. Nagu elan ennast täiega välja siin. See ongi nagu teine mina. Ma olen rahul. Palju veel teha on? Meil on üks kaader veel, kuidas tuleb see nii-öelda peanäitleja, ta on küll ära maskeeritud. Ja siis ta pussitab läbi siin zombid, siuke zombivõitlus on väike ja... Mulle üldse ei meeldi zombid ja siis öeldi, et ma saan neid siin nagu vähemaks võtta ja siis ma tulin appi. Ma sain aru, et oli vaja kedagi, kes töö ära teeks ja mõtlesin, et miks mitte. Sina saad lihtsalt. Patarei vanglas sai võte meil edukalt läbi, oli väga külm, väga ekstreemne ja väga meeletult raske võte, aga seda parem on nüüd olla soojas toas ja tead isegi, kes on võttel käinud, kui lahe tunne see on, kui võte on läbi. Järgmises saates juba uued teemad, ma ei tea, mis järgmine saade tuleb, ilmselt tuleb kevade poole veel erinevaid filmisaateid, mul on erinevaid pakkumisi tehtud, mille üle mul on väga hea meel, sest mulle ju kino ikkagi väga meeldib ja eriti selline underground kino ja teistsugune kino, mida paljud ei tee ja paljud ei tea, siis ongi tore kõigile näidata seda ka, mida keegi pole enne varem näinud. Ühesõnaga, Julius ütles mulle edasi, et tema film Reich of the Reich, mille võtetel ma täna olin, mida te nägite, ilmub 2022. Ilusal aastal ja ootame ära. Ma loodan, et tuleb äge film. Aitäh, et vaatasite, tšau!